Aga nüüd esimese loo juurde. On kohalike omavalitsuste valimiste aeg ja valimised on lubamiste aeg. Lubatakse väiksemaid ja suuremaid asju, teinekord väga suuri asju. Näiteks Haapsalus on viimased paarkümmend ja enam aastat lubatud, et taastatakse raudteeühendus. On see lihtsalt lõputu lugulaul, mis valimiste järel kukub unustatud asjade kappi või reaalne plaan ja tegevus, mis jätkub ka pärast pühapäeva. On see regionaalpoliitiline eesmärk, et elu riigis ei koonduks üksnes pealinna? Või on Haapsalu raudtee taastamine me vaesevõitu riigile üks üle jõu käiv rahaline kulutus, mille otstarve ja kasu on pigem vähene? Tänasel päeval sõidab rong Tallinnast üksnes Turbajaamani. Kui sa tahad edasi Haapsalu minna, siis võid minna näiteks mööda seda jalgteed. See mööda vana raudteetammi kulgev jalgtee, mida kutsutakse ka Läänemaa terviseteeks, tekkis pärast seda, kui Riisiperest Haapsaluni ulatuva raudteelõigu eraomanikud võtsid vanad liiprid ja rööpad üles ning müüsid need jooksvate kulude katteks maha. Kui trotslikult bussi või autoga sõitmist vältida ja kannatlikult jalutada, siis jõuab nii umbes 10 tunni pärast Haapsalusse. See pilt, mis Haapsalu rongijaamas avaneb, on omamoodi kurb. Siin on olemas perroon, on jaamahoone, on mõned vanad vedurid ja vagunid, aga ei ole põhilist. Siin ei ole rongiliiklust. Millal see rongiliiklus ükskord taastatakse? Seda ei oska täna mitte keegi öelda. Või äkki Haapsalu pikaaegne linnapea Urmas Sukles siiski teab seda? Mis te arvate, kui kaua veel jääb see olukord selliseks? Ausalt öeldes ma ei tea. Selleks, et rongid käiks, on vaja kuskil 100 miljonit eurot, mis ei ole suur raha ja on vaja poliitilist tahet. Umbes samamoodi ja sama kõhklevalt vastab ka endine peaminister, tänane Europarlamendi liige Jüri Ratas, kes on aastaid Haapsaluni viiva raudteelõigu taastamist tõuganud. Ma ei usu, et need summad on niivõrd utoopilised, et me ei jõuaks seda rahastada. Seda enam, et meil on võimalus saada ka Euroopa Liidust, vähemalt oli võimalus saada sealt raha. Veel tänavu kevadel regionaalministri ametis olnud Piret Hartman eraldas valitsusest lahkudes raudteelõigule ehituse jätkamiseks 15 miljonit eurot. Kuid pidi nii tema kui teised selle raudtee fännid kohe ka tunnistama, kuidas need 15 miljonit eurot raudtee ehitamise eelarverealt kiiresti ära tõsteti. Ja nüüd on temagi jutt ebalev, kui küsida, millal Haapsalus taas liinironge näha saab. Ma ei ole ettenägija nii-öelda, ma ei oska seda kahjuks öelda, kuid ma loodan, et see päev ei ole väga kaugel. Vähemasti sotsiaalmeedias levivas valimisreklaamis on konkreetsema jutuga mees Haapsalu linnapea kandidaat Janek Mägi. Need on natukene aeglased, aga meie toome Haapsallu Partsi porgandit. Aga kuidas ta seda saavutada kavatseb? Plaan on lihtne, tuleb riigiga kokku leppida. Et kui meil Rakveresse on raudtee, Viljandisse on raudtee, siis on ju tegelikult absurdne, et Haapsalu ei ole. Enne kui võimalikke perspektiivi edasi vaeme, vaatame hoopis tagasi. Miks ja kuhu see raudteeühendus Haapsaluga üldse kadus? Mõned naljamehed on teravmeelitsenud, et Eesti raudteekaart ilma Haapsalu ühenduseta näeb välja nagu särk, millel puudub üks varrukas. Aga sel niinimetatud varrukal on uhke ajalugu, millest kõneleb otsapidi ju ka Haapsalu uhke jaamahoone. Ja täpselt 30 aastat tagasi, 1995. aasta sügisel pidas riik otstarbekamaks Riisipere Haapsalu liinil reisijate vedu sootuks lõpetada. Mõningane kaubavedu liinil jätkus. Seda aega mäletab väga hästi omaaegne teede- ja sideminister, transpordiekspert Raivo Vare. Reisijate vedu suri välja sellepärast, et just 95. aastaks oli esimene maantee-ehitus ja rekonstrueerimisprojekt Maailmapanga rahadega Eesti Vabariigi poolt tehtud. Maantee muutus heaks ja korralikuks, auto vaimustus sinna otsa ja lihtsalt inimesed enam ei reisinud. See raudtee oli ju tegelikult suuresti seotud ka Haapsalu kui sõjaväeobjektiga. Haapsalus asus õhutõrje hävitajate polk ja seda teenindades võib-olla ta omas mingit tähendust.
kaubavedu oli täiesti minimaalne, vist oli lausa 3 vagunit 6 oli, nii et see oli täiesti mõttetu raiskamine, sellepärast et raudtee püsikulud on väga kõrged. Ma saan aru, et ka selle raudteelõigu tehniline seisukord oli äärmiselt vilets, et rongid, mis seal peal liikusid, olid sunnitud liikuma väga aeglaselt. Jah, ta ei olnud kõige paremas seisundis, kiiruse piirang oli 30 ja 40 kilomeetrit tunnis, seda loetakse miinimumiks. Sellises olukorras otsustaski erastamisvaimustuses riik müüa circa 50-kilomeetrine raudteelõik eraomandisse. Hinnaks olid sümboolsed 5200 krooni ja tulevaste investeeringute garantii. Ostjaks oli Läänemaa väikeettevõte Taavi. Firma toonane juht Aarne Taal on tänaseks siit ilmast lahkunud, kuid mööda jalgrada Haapsallu kõndides kohtasin poolel teel Palivere jaamas tema poega Arles Taali. Kui su isa firma Riisipere-Haapsallu raudteelõigu ostis, siis mida ta lootis? Ta tegelikult lootis seda, et äkki õnnestub ära kannatada mingisugune poliitikute vahetamise aeg ja selle ajaga leida ikkagi see uus elulootus sellele raudteele, et saada siia reisirongiliiklus. Olles välismaal käinud, näinud neid erinevaid linnasid, mis on raudteeühendusega ühendatud, kuidas seal tegelikult väiksemates linnades elu tekib tänu sellele, et on kiire ja normaalne liikumine. Aga seda kiiret ja normaalset liikumist ei tulnud. 2004. aastal otsustas eraomanik circa 50 kilomeetrit raudteed üles võtta. See oli üks sunnitud samm. Kaubalõiklus oli juba väga väikseks jäänud, nende rööbaste valvamine selleks, et neid ära ei varastataks, muutus omaette suureks kuluks. Teistpidi öeldakse, et selle raudtee ülesvõtmine ja selle metalli mahamüümine, et see oli midagigi, mis te sellest saite, sellest raudteest, et muus osas oli ta pigem ainult väljaminek. Ta aitas katta seda miinust, mis selle raudtee ülevalpidamisega oli tekkinud. Ja 2008. aastast on vanal raudteetammil kergliiklustee. Ja nüüd selleks, et seda säilitada, selleks, et seda teetammi laiali ei tassitaks, oli minu meelest see kergliiklustee isale üks geniaalne mõte. Kuid kas üldse maksis seda raudteelõiku võileva hinna eest eraomanikule müüa? Minust oli tegemist suure lollusega ja seda lollust me siiamaani nagu siis helbime. Kas see oli viga? Ei olnud, sellepärast, et see oli esimene tõestus sellele, et see suur kisa, mis selle ümber käis, kus kohalikud mõned aktiivsed inimesed leidsid, et ei tohi Haapsalu raudteed kaotada, vaid tuleb ta ehitada kiirraudteeks, siis anti neile võimalus, palun, pange seljad kokku, tehke kooperatiiv ja sõitke palju tahate, eks ole, ja kõik oleks hästi olnud, aga ei suudetud. Alates 1995. aasta sügisest on erinevad poliitilised jõud andnud lootust, et maksku see, mis ta maksab, aga rongiliiklus Haapsaluga taastatakse. Seni pole see õnnestunud. 2017. aastast läks Läänemaa ettevõtlike inimeste eestkätt sealtkandist pärit Riigikogu liikme Jaanus Karilaiu ja ärimees Koit Uusi vedamisel asi juttudest kaugemale. Alustati Riisiperest Turbani ulatunud 5-kilomeetrise teelõigu ehitamist. 2019. aasta lõpuks avati uuesti ehitatud teelõik rongiliikluseks. Ja selgelt paistis perspektiiv teed järk-järgult Haapsalu poole edasi ehitada, ent nii see ei läinud. Küllap on ta jäänud selliste poliitiliste kokkulepete taha või et nende selle taha, et neid kokkuleppeid ei ole siiamaani sõlmitud. Ma vastan ilma vale häbi tundmata, et minul see poliitiline tahe oli. Miks ta ehitamata on? Sest et järgmised peaministrid pole selle vastu huvi tundnud ja ka eelmised ja Kaja Kallase valitsus, kui ma ei eksi, see oli 5. juuli 2022 kabineti otsusel ka need Euroopa rahad, millega oleks saanud ehitada selle raudtee valmis Turbast Ristini maha tõmbas. Ja seda poliitilist tõmblemist jälgis Haapsalust linnapea Urmas Sukles. Keskerakond ju, kes oli Reformierakonnaga koalitsioonis, hakkas tiiba ripsutama Isamaaga. Ja läksid tülli ja visati nad ju sealt valitsusest välja. Ja siis Kaja Kallas ja Keit Pentus olid ikka Karilaiu ja Ratase peale nii vihased, et mõtlesid, et maksame siis kätte ja võeti ära raudtee jaoks paika pandud aastarahastusest 39 miljonit vist oli. Kusjuures ehitus oli nii kaugele
oma projekteerimise ja hangetega näinud, et ainult oleks vaja ühte allkirja olnud, aga seda allkirja ei tulnud ja siis ta jäi sinna turbas selle seisma. kas pole kahetsusväärne, et poliitikute armastusest ja vihkamisest sõltuvad nii suured asjad nagu kahte suurt linna ühendav raudtee näiteks? No see on ju Eestis tavaline. Kuid kui küsida Kliimaministeeriumi transpordi ja taristuga tegelevalt asekantslerilt Sander Salmult, miks Haapsalu raudteelõigu edasi ehitamine rahata jäi, ei maini tema mingit poliitilist kemplust. Kui me vaatame seda ajaraami 2022 aasta, siis algas sõda. Riigi prioriteedid rahastuste osas oluliselt muutusid. Kui palju maksaks hinnanguliselt raudteelõik Turbast Rohukülani? Me oleme kalkuleerinud suurusjärk 180 miljonit eurot. 180 miljonit kogu komplekt? Jah, kogu komplekt. Kuidas teile tundub, kas reaalselt tuleb aeg ja hakatakse seda raudteed ehitama või ta jääbki selliseks jututeemaks? Ikkagi Eesti suuruses riigis peaks olema kiired transpordiühendused võimalikud. Me ei räägi miljarditest, me räägime ikkagi miljonitest. Nii et ma arvan, et kui vaadata suures pildis, siis tegelikult ei ole väga suur raha. Aga arvestada sellega, mis see kõik kaasa toob inimeste liikuvuse seisukohalt, inimeste tööhõive seisukohalt, et see minu hinnangul on põhjendatud. Suursaarte vahel parvlaevaühendus on kallis, lennuühendus Kärdla ja Kuressaarega on kallis, see on dotatsioon riigi poolt. Ja eks sinna raudteele tuleb ka see dotatsioon peale, nii nagu on ta teistel raudteeliinidel peal. Miks seda on vaja? On vaja seda, et meie elu ei koondus kõik ainult Tallinnasse. Meil on vaja häid kiireid ühendusi ja kui me saame siia taha nii Läänemaa kui ka Hiiumaa, siis ma arvan, et see annab päris palju kaasa, et elu sealt ei kao. Tohutult suur eeltöö on valmis tehtud, projekteerimine on valmis tehtud, et see on ainult küsimus, nii kui oleksid olemas ressursid, saaks selle ehitusega kohe edasi minna. Kuidas teie isiklikult hindate nende poliitikute tegevust, kes ikkagi selle teema üles tõstavad? Poliitikule valimiste künnisel eriti on eriline tung jagada võõrast raha ja nõrkemiseni. Ja see on täpselt see case. See on ülikallis lõbu ja on spetsialistid, eksperdid teinud ka arvutusi, et Haapsalu raudteele prognoositavate reisijate voogude ja piletite hinna nii-öelda korrutises on võimalik saavutada nii väikene tulu, et peale maksmise summa ületab kilomeetri hinnas potentsiaalse palju kirutud Rail Balticu reisijate veo kilomeetri hinna per reisija. Taristu vaatest on olulisemaid prioriteete, millele panna, kas või regionaalne ühendus Pärnu suunaga Rail Baltica näol, samamoodi olemasoleval raudteel kiiruste tõstmine, ohutuse suurendamine, meil on väga suured investeeringud elektrifitseerimisse, uude liiklusjuhtimissüsteemi, mis suurendab oluliselt ohutust. Meie süsteem on mitmekümneid aastaid täna vana. Et need on need raudteevaates olulised prioriteedid, mille me peame enne ära tegema, kui saaks üldse diskuteerida uuesti Haapsalu raudtee vajadusest ja võimalustest. Parasjagu tuleb rong Turbast, aga see rong oleks võinud tulla Haapsalust otse. Kas pole? Kindlasti ta varsti tuleb. Kuidas teile tundub, kas üleüldse tegelikult reaalselt me saame näha siin raudteejaamas liinirongi? Mulle tundub, et me saame näha ja ma arvan, et see ikkagi terve mõistus ikkagi võidab ja kas rongi Raplasse on vaja? Vist ikkagi on, eks. Rakvere on vaja? Vist ikkagi on. Ja miks mitte ikka siis Haapsalu, eks? Haapsalu raudtee ongi täpselt selline projekt, mida saab õigustada ja saab ka tühistada. Seda võib pidada lootusetult kalliks ettevõtmiseks, aga võib nimetada ka arteriks, mis hoiab ära Läänemaa elu kärbumise. Igal juhul on nädala lõppedes selge, kes hakkavad järgnevatel aastatel me linnades ja valdades valitsema. Ja saab siis näha, kui paljud suured ja väikesed lubadused reaalselt lauale jäävad ja kui paljud neist kohe maha kukuvad. Sestap hinnake kriitiliselt neid lubadusi. Kas need on ikka vajalikud? Kas on tehtavad? Ja vaadake lubajatele enne otsa, kui valite.